au ja rõõm siin ametikooli saalis olla, sest minu hinnangul on tegemist meil siin Virumaa ühe moodsama ja kaasaegsema ja hiljuti renoveeritud saaliga, mis küll on endisest võimast ümber ehitatud. Mina natuke räägiksin teile siis, mis see Rakvere tarkmaja on ja nii-öelda targa maja kompetentsikeskuste arengutest nii Eestis kui ka vaataksime, mis me oleme Euroopas teinud ja võib-olla natuke selle aasta tegemistest, mis juba tehtud ja mis veel nagu plaanis on. Et ühelt poolt Rakvere targa maja kompetentsikeskus on osa, et aru saada, näete, kukub maha mööbelt, et aru saada, kes me targa maja kompetentsikeskusena olema, on siis, et ühelt poolt me oleme võrgustik siis Siseministeeriumi poolt ellu kutsutud sellistest regionaalsetest kompetentsikeskuste võrgustikust, mida Eestis alates 2011. aastat siis on arendatud. Eestisse tekib siis 6 kompetentsikeskust. Me oleme ainuke nendest kompetentsikeskustest, kes on sihtasutus. Ülejäänud on siis kas asutatud ülikoolide või ka üks on ka ametikooli baasil, mis on siis Võru Väimela kutseõppekeskuse baasil. Ja meie asutajateks on ülikoolid, meie asutajaks Tallinna Ülikool, Mainori kõrgkool, Rakvere linn, Lääne-Virumaa arenduskeskus ja seda meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Sellised 6 keskust Eestisse tekivad ja selle mõte on see, et mitte kogu kõrgharidus ja kogu teadmistepõhised teadmised ei koonduks meil Eestis 2 linna, Tallinnasse ja Tartusse, vaid see oleks regionaalselt jaotatud. Et meie siis oleme targa maja hoonelahenduste kompetentsikeskus Rakveres, Ida-Virumaal on põlevkivi kompetentsikeskus TTÜ baasil, Haapsalus tegeletakse terviseedenduse ja taastusraviga, siis Tallinna Ülikooli baasil, väikelaeva ehitus on siis Saaremaal, tervise- ja loodustooted Maaülikooli baasil Pollis ja Võrus või Väimelas on siis puidutöötlemise kompetentsikeskus. Nii et me oleme üks osa riiklikult ellu kutsutud võrgustikust ja toimetame oma baasil. Tegelikult neid taotlejaid tookord oli rohkem ja kompetentsikeskused soovisid endale ka Viljandi ja Pärnu, aga toonases konkurentsis Rakvere idee targa maja osas osutus nagu tugevamaks ja me saime rahastusse siia Rakveresse. Siin on ka pilt, kes on meie asutajate partnerid. Meie partnerideks ma tegin tänase slaidi ametikooli hästi suureks, sest ametikool on meie ametlik partner ja hea meel, et me täna saame koostöös siin ka noortele rääkida, mida meie targa maja kompetentsikeskus teeb. Narva kutseõppeasutus, rakenduskõrgkool, Tallinna Ülikool, meil lepingud pea kõikide ülikoolidega, nagu ma ütlesin, Maaülikooli, Tehnika kõrgkooliga ja kohe saab olema ka Tartu Ülikooliga. Meil on partneriteks valdkonnas tegutsevad eraettevõtted, neist suuremast võib-olla Elion ja võib-olla selliseks särtsakamaks on Jooga, kes on teinud sellist tarku hoonelahendusi ka väljaspoolt Eestit, Saudi Araabias ja Indias. Ja avaliku sektori poolt siis Rakvere linn ja Lääne-Viru omavalitsusliit ning erinevad ühendused, arenduskeskus, filmkompetentsikeskus ja nii edasi. Samuti meil on osa ka välispartnerid. Mida me siis uurime, millega me tegeleme, on eelkõige siis hoone sees olev automaatika, kuidas seda kontrollida, kuidas reguleerida, millised kõnevad uusi lahendusi on. Siis teiseks valdkonnaks on ligitullenergia hoone tasand, kuidas tagada see, et hoone oleks võimalikult väiksem energiakasutusega ja kolmas osa, et kuidas kodu- ja kontoritehnika peaks suhestuma siis inimesse elamisse ja tuleb meile uude keskusse ka näidiskorter. Et ühelt poolt oleme siis üle-eestilise võrgustiku osa, aga teistpidi on Rakvere kompetentsikeskus üks Rakvere linna juba viimased 5 aastat kestnud sellise säästva linna kontseptsiooni üle-euroopalise võrgustiku osa, ehk Rakvere on siis olnud liige sellises üle-euroopalises liikumises nagu Euroopa linnapeade pakt ja linnas on vastu võetud ja rakendatakse Rakvere linna säästva energiakava, mis seob ühtlast tervikuks linna arengud
energia säästu mõistes. Et ma räägiksin natuke ka sellest võrgustikust, ehk siis Euroopa linnapeade pakt. 4-5 aastat tagasi Euroopas saadi aru, et selline suur kliimamuutus ja CO2 kokkuhoid ei toimi enam riikide tasandil, et vaid see on vaja viia kohalikule inimese, linnade, valdade tasandile ja kutsuti ellu selline liikumine Euroopa Komisjoni poolt nagu linnapeade pakt ja et linnad koostavad siis kokkuhoidnud CO2 aastaks 2020. Selleks kutsuti Euroopa linnajuhid sel hetkel Brüsselisse ja öeldi, siin on teile võimalus kasutada seda. Eestist kasutas seda võimalust Rakvere ainukesena ja koos Tallinnaga, kes seda teemat on arendanud natuke võib-olla aeglasemalt, et meie igal juhul 2008 sellega liitusime, olime esimeste hulgas, kes Euroopas sellega toimetama hakkas. 2009 kirjutas Rakvere siis selle linnapeade pakti alla, võttes endale kohustuse siis CO2 kokku hoida 20% aastaks 2020. Olime siis 370 linna hulgas, kes seda tegutses ja 2009 võeti linnavolikogus vastu meil Rakvere linna säästva energiakava, millega siis linn andis kätte selged suunad, arengusuunad, kuhu linn peab siis energiatõhusa linnana suunduma, ehk need suunad olid siis soojamajandus, tänavavalgustus, soojuse tarbimine, linnatarbimine, linnaplaneerimine, veetarbimine ja linnatransport. Ja vastavalt sellele hakkasid siis ka linnas arengud toimuma, nii et baasaastaks võeti siis 2008 kaardistati ära kõigi linnahoonete energiatarve ja sellega hakati võrdlema palju siis nii-öelda muutused iga-aastaselt toimuvad, palju siis CO2 kokku nagu hoiame. Esimese asjana siis 2009 mindi kõikides linna valgustites ja ka kõikides munitsipaalhoonetes üle rohelise energia kasutamisele, ehk kasutatakse Eesti Energia rohelise energia paketti, ehk meil on teadmine, et Rakveres kasutatud energia on toodetud rohelisest energiast, tuulest ja veest ja ainuüksi selle aktiga, kus me Eesti Energia juhtumõnes saime sellise kokkuleppe, CO2 vähenemist saime 13%. Väga suure arengu teinud ära Rakvere kaugkütte areng 2014, seda aastat võime nimetada, kus meil kogu linna kaugkütte oli üle läinud täielikult taastuvküttele. On käivitunud 2 koostootmisjaama, üksteist siin samas ametikooli kõrval, kellel vahel aega võib üle ukse piiduda, mis siis toodab nii-öelda sooja kui ka elektrit. Veemajandusprojektiga on siis linna pandud vee- ja kanalisatsioonivarustust, linna üldplaneering on säästva planeerimise põhimõttelt välja kujundatud ning linna ühistranspordis on siis võib-olla mõtted olema praegu ka Targamaa kompetentsikeskusega Horisont 2020 ühes projektis, milles siis linnas läbivad 6 liinibussi ja äkki saame asendada kaasaegsematega. Lõpptarbimise poole pealt oli läbi viidud nii-öelda ühine planeering, linnaruumi planeering, kaasates korteriühistuid piirkonnas, mis siis ühelt poolt siis näeme, algab ametikoolitus, kus me täna oleme, teistpidi jõuab välja linna südamesse, ehk nii-öelda nõukogude perioodil rajatud selline tänavafront koos hoonetega, mida siis sellisel kujul võib-olla ei ole otstarbekas enam kasutada ja viidi läbi seal arhitektuurikonkurss koos korteriühistutega, ehk nii-öelda meil renoveerimisel ei tekiks nii-öelda täna on meil suhteliselt ilmetud energiat kulutavad korterimajad ja peale renoveerimist siis ei tekiks energiat säästada, aga ka suhteliselt ilmetud kortermajad, vaid neil oleks nii-öelda oma nii-öelda Rakvere nägu. Et viidi läbi ühte planeerimine, mida Eestis võib-olla väga palju ei ole tehtud, kaasati siis 18 korrusmaja ja mis on 6 erinevat tüüpi, kui te juba lähete, siis ametikoolist teises otsas on esimesed tulemused näha, nii-öelda rohelised maja, mis on nagu renoveeritud ja nii-öelda vaadates ka elanikkonna tihedust, see on Rakvere üks enam asustatud piirkond. Nendes majades viidi läbi 9 energiaauditid ja nendele ühistutele pakuti siis visuaalselt eskiisprojekti tasandil nagu lahendust. Rakvere oli ka üks linn, kes tänu oma kõrgele CO2 pealt suutis
kirjutada suhteliselt kiiresti ära riigi kinnisvarale 2012-13 CO2 renoveerimisprojektid ja praktiliselt 7 objekti Rakveres sai selle meetme kaudu renoveeritud, sealhulgas siis enamus linnakoole, lasteaedu ja ka kõrvalasub Rakvere haigla, mida saate siis ka minna vaatama. Üks projekt, mis praegu on ka paralleelselt käimas ja jooksmas, on siis Rakvere energiatõhus lasteaed, Rakvere linna endise algkooliklaasil näeme suhteliselt tüüpilist nõukogudeaegset lasteaeda ja selle renoveerimist siis ka ligi nullenergia tasemega energiakuluga hooneks, mille riigihangega praegu käib. Nii et ja nüüd jõuame siis Targamaja. Nii et Rakvere Targamaja on sellise üks linna suurest raamprojektist, üks linna energiatõhusa initsiatiivide väljendus siis nagu reaalsuses. Samuti tegelesime metsaga, olime üldse 2012 ja linna 7000, see vist ei tööta enam, mulle tunne, 710. sünnipäevaks istutasime 7100 puud ja 300 postkasti. Et see on siis selle Targa maja arengu teine pool, olla osa linna sellisest säästva arengu kontseptsioonist ja kokku siis oli linnapeade pakti raamvõrgustik Rakvere linnale edukas, et aastatel 2010-2012 ehk eelmise rahastusperioodi lõpus õnnestus linnal saada siis 43 rahastatud europrojekti kokku siis 47 miljoni euro ulatuses, mis on peaaegu 3 aasta linnaeelarve ja 2012 oli siis Rakvere linn enam investeerinud omavalitsus Eestis ühe elaniku kohta ja seda tulemust me turundasime ka väga tugevalt Euroopas, siis olles 2012 siis juba tookord 4363 linna hulgas parimaks näiteks ja saanud CO2 säästu 42%. Nii et see on niisuguse väike linna kohta väga hea tulemus ja seda me siis oleme ka Euroopas väga tõsiselt nagu turundanud. Räägime Targast majast ehk nagu kordan üle, aru saada siis Tark maja kahes võrgustikus sees, üks on Siseministeeriumi regionaalsete keskuste võrgustik, teistpidi Rakvere linna säästva energiakava, üks osa linnapeade pakti, üks osa ja Targa maja puhul, kui me hakkasime Targa majaga tegelema, me saime nagu selgelt aru, et keskusena me oleme turul uued tegijad. Ametikool siin majas on olnud juba Katariina teise ajast ehitatud ja koolina toiminud, aga nii-öelda kompetentsikeskusena me oleme uued tegijad ja meie tegevusplaan võiks siis olla, et kõigepealt tuleb teadustada ajalugu, ei saa öelda, et kui mingit uut asja teed, et sa oled kohe tänu sellele, et kas oled saanud mingi rahastuse või mingisuguse initsiatiivi oled tegija, vaid tuleb uurida ajalugu, ajaloost lugu pidada ja selle raames ka tulevikku ette näha. Tuleb uurida turgu, kus turul sa tegutsed, mis turul toimub ja seda tundma õppida. Läbi turu tundmise tuleb luua kontakte ja läbi uute kontaktide veel uusi kontakte ja selle põhjal töötada välja oma toode. Meist Rakverest 100 kilomeetri kaugusel on 2 ülikooli, 2 ülikooli linna, ütleme nii. Tehnikaülikool, Tallinna ülikool, Tehnikaülikool, Maaülikool, Tartu ülikool, teadmised on ju seal teadlaste ja professorite näol olemas, mis on see meie kompetentsikeskuse nišš, sellest Targa maja, hooneautomaatika, ligi nullenergia, selles osas ja milline toode sellest luua ja kuidas teda siis sobituda olemasolevasse haridus- ja ettevõtlusmaastikku. Tuleb luua oma lugu ja seda lugu tuleb ka müüa. Et see on selline ülesande püstitus, mille me Targa maja puhul endale võtsime. Alustame siis ajaloost. Tegime ka eelmine aasta selle põhjal Targa maja saalis vastava konverentsi Pangamajast Tarka majja ja tõesti seal kohas kesklinnas, kus Rakvere Targa maja kompetentsikeskus täna asus siis omalaegselt selline suhteliselt populaarne Trahter Odessa ehk ta oli Keskväljaku ääres koht, kuhu inimesed tahtsid tulla, kus oldi rõõmsad, kus võeti väike naps, oli üleval
üleval väiksed katusekambrid, sai hobust köita, ajad läksid edasi, traktor käis käest kätte, lõpuks läks põlema ja krundi ostis ära Eesti Pank. Eesti Pank hakkas sinna ehitama uut hoonet, siis täna 81 aastat tagasi peaaegu ja pilt siis Rakverest 80 aastat tagasi nägi selline välja, mis ei jäta väga linna muljet küll tookord, aga hoone ehitamisega hakati peale. Nii nagu sajandi alguses ehitati ametikooli Tarsamajaga, nii ka toonast pangamaja, müürid kerkisid ameerikaliku kiirusega, aastaga ehitati sisuliselt maja valmis ja nimetati teda ka moodsaks pangamajaks võrreldes siis ümbritsevate hoonetega, kellel oli tsentraalne veevarustus, tsentraalne keskküte ja maja oli igati kaasaegne moodne, nii et sellisena ta siis ehitusjärgselt välja nägi. Ja juba aasta pärast toimetasid seal ärid ja ettevõtlus. Seal asus kuulus Tekla kangapood esimesel korrusel ja teisel korrusel toimetas siis pank. Selliselt on siis ajalugu, millisena me näeme tulevikku, ehk aastal 2015 peab see hoone välja nägema selliselt, ehk nagu vana maja taha ehitatakse uus kompetentsikeskuse osa ja kogu keskuse nagu arengumõte oleks see, et siis vaadelda ehitisi ajaloolises muinsuskaitse olevas majas ja uues keskkonnas, et millised lahendused siis nagu toimivad. Ehk projekteerisime Rakvere tarka maja siis suhteliselt kaua, üle aasta ja tegime seda Eestis suhteliselt veel vähe kasutatud BIM-metodoloogial, ehk kogu hoone projekteeriti arvutis. Ehk meie arhitektuurikonkurssi võitnud Alber arhitektuuribüroo võttis ka alltöövõtjad ja kasutades siis BIM-metodoloogiat siis projekteeriti hoone arhitektuurne osa kui ka eriosad arvutis ja see oli tegelikult päris keeruline protsess ja selle kohta tegime ka eraldi konverentsi, kus erinevalt tarkvara, mida projekteerimisel kasutavad, praktikas nad omavahel ei haaku, BIM-i kasutavad Eestis väga vähesed projekteerijad üldse ja projekteerijate leidmine, kes oleks võimelised seda BIM-is tegema, tuli tikutulega otsida, nii et kui me peale aastast projekteerimist saime selle projekti EAS-ile kõvakettal üle andnud, siis võib-olla see esimene projekt, algus EAS küll natuke nõudis meil BIM-i, aga pärast vastuvõetus ütles, et tooge ikka paberil, aga me ütlesime, et meil on nüüd BIM-il üle andnud ja EAS-ile oli see uudis, aga täna näiteks riigi kinnisvara soovituslikult soovitab kõikide uute hoonete puhul BIM-i nagu rakendamist. Ma usun, et Martin sa räägid natuke BIM-ist oma ettekandes ka täna. Koostöös TTÜ teadlastega, keda selle Martin esindab, siis oleme teinud analüüsi, et see uus maja peaks olema üks esimesi või ongi esimene liginullenergia hoone, mis meil valmis saab. Hoonet köetakse siis maasoojusega, energiavaevudega, siin näeme hetke, kuidas need auke puuriti 37,5 meetri sügavuselt, siis tuleb see vesi, mis pumbatakse ühest august teise ja võetakse läbi soojusvahete energia välja nii kütteks kui ka jahutamiseks. Katusel on päikesepaneelid, siin on üks Mustamäe maja näide, kes seda nagu kasutab. Lasen siia kiirelt mõned slaidid, millised võiksid olla tulevikus ise arhitektuuri näited. Tänase seisuga on hankeregistris üleval ja oli eilse seisuga 20 soovijat, kes tahavad seda ehitama tulla ja ehitushange lõpeb 9. mail ja siis peaksime hakkama ehituse lepinguid sõlmima ja loodame, et kuu lõpus, juuni alguses on ehitaja teada, et ehitus saab alustada. Hoone sisekujunduses on kasutatud sellist sisearhitekti konstruktsiooni, et see peaks olema see pilt, mis on tehtud neuronkaameraga, kus inimese ajus peaks tekkima selleks tarkuse mõte. Mõnel see tekib, mõnel saab selleks pildi, võib-olla saab kõigil. Igal see need sähvatused on siis see, mis on täheldatud, et see peaks olema, kus inimese peas tekib mingi mõte või tarkus. Et see on kogu sellise sisevisuaalse kujunduse aluseks. Hakkab peale siis selline tervitav foyer, kus siis on ühine stend Rakvere linnale, kompetentsikeskusele kui ka majja tulevale turismiinfokeskusele. Ja ekraanis siis paistavad läbi erinevad tekstid, siin ka veel edased pildid,
arvutitega sinna nagu projekteeritakse. Põrandavahtel kasutatakse võib-olla osaliselt sellist nutitekstiili, mis on nii-öelda ka niisugune põnev teema, mille kohta me tegime konverentsi ka siin veebruarikuus, mis on omaette arenev teema ka valdkondlikult. Ma lasen siit pilte siin suhteliselt ruttu, kuidas seal on ka istumise nurk ja kasutatakse sisekliima tagamisel ka päris palju rohelust, ehk nagu vaadata, kuidas taimed mõjutavad sellise sooja aatriumi sisekliima teemasid. Need on siin jätkuvalt sellised pildid foyeest. Hoone peaks läbima ka sellised nagu taimeseinad, mis siis näeme ka hoone sellistel käikudel seda kujunduselementi, mis siis neuronfotos nagu tekib ja kogu hoone teave, mis toimub, palju hoone energiakasutus, palju nõusisaldus, CO2 ja erinevates ruumide mõõtmistes kuvatakse ka seinale, nii et kui sa sisseastus saad täna teada, palju hoone energiat tarbib, palju tarbis viimane kuu, viimane päev, natuke ka ilmaprognoosid ette ja need piirded, mis siis selle neuronkujundusega on, need peaksid siis ilmale nagu reageerima, et on selliselt nagu üles ehitatud, et kui tuleb madalrõhkkond, kõrgrõhkkond, siis nad muudavad vastavalt sellele ka värvi. Vähemalt nii on arhitektid ette näevad, siin on erinevad värvilahendused, kasutatakse erinevad selliseid vaipu sisekujunduses ja on ka, täna räägime ka materjalidest, siis on siia ette nähtud ka meie kohapealse tootja, on ei ole ette nähtud, aga või analoogne on Jelbeni sellised puitseinad, et hoones kasutatakse hästi palju puitu ja raudkonstruktsioonid on asendatud nagu liinpuit lahendustega, mis peaksid tekitama. Sellised sunruumides peaksid olema sellised seadmed, mis mitte ainult ei anna sulle vett nagu sensorpõhiselt, vaid ka näitavad, palju sinu see veekolu konkreetselt nagu majas nagu on. Endine palgasaal kujundatakse ümber siis multifunktsionaalseks saaliks, mille üks funktsioon oleks siis volikogu tegevuse korraldamine ja siin on üks lahendus, see kamin ei ole mitte kamin, vaid ekraan, millel põleb nagu kamin ja sellised lahendused siis peaksid majas tulevikus olema. See põrand peaks ka siis vana saali puhul olema sellised niitidega, mis ka nagu helendavad siis saavad anda indikatsiooni erinevatele hoone funktsioonidele. Et ta siis on üks esimesi Eestis filmis projekteeritud liginullenergia hoone. Ma lasen siin mõned slaidid, et Urmas näitab, et mul hakkab aeg ümber saama. Mis me turundustegevuses oleme teinud, oleme suhteliselt palju oma tegevusi Euroopas tutvustanud eesmärgiga kaasata Rakveresse siis järgmisel rahastusperioodil investeeringuid liikuda targast majast, targa energiakasutuse ja targa linnaruumi keskuse suunas. Tegutseme Eestis koostöös siis ettevõtjate, ministeeriumidega, ametikoolidega, ülikoolidega. Euroopas oleme liitunud erinevate Euroopa algatustega vastavas valdkonnas ja ka ülemaailmselt otsime partnereid siia Aasiast, Jaapanist, aga ka oleme kutsutud näiteks osalema maailma tarkade linnade kongressil. Siin on, eelmine aasta saatsime 3000-le Brüsselis elab 3000 eestlast, kõrgepalgalised rühmsad. Saatsime neile kutse, ütlesime, et tark maja tuleb, meil on niisugune keskus, me tegeleme nende asjadega ja võtsime kaasa sooja Eesti leiba. Tead, eestlased tulid nagu sipelga, kõik kohale ja vaatasid, mida me seda teeme, toimetame ja saime päris häid kontakte ja võrgustikku, kuidas keskust edasi arendada. Siin on pildid, kus me kohal käisime juunis, liitusime Euroopa Komisjoni uue algatusega Targad linnad kogukonnad, mida siis järgmisel rahastusperioodil pakub Eesti omavalitsustele kuskil või Euroopa omavalitsus kuskil 365 miljonit eurot, milles kutsuks omavalitsusi, ma tean, kes täna siin saalis, tegema koostööd ja mõtlema oma linnaruumi arendamisel, mida me keskusele saame aidata. Tahame targast majast liikuda tarka linnaruumi. Tark linn on maailmas täitsa uus terminoloogia, mida kasutatakse teada-tuntud andmed, elanikkond koondub linnadesse,
energiakulu on seal, CO2 emissioon tekib seal põhiliselt samasugused, seal ka innovatsioon ja raha. Mis see tark linn on, mis see tark maja on, erinevad arusaamised. Hiina on näiteks algatanud riikliku programmi, kuidas ta paneb umbes 300 000 elanikuga linnu ehitab nii-öelda suhteliselt tühja koha peale ja esimesed linnad on valmis. Siin on ühe linna pilt siis eelmine aasta Hiinast. Mis see tark linn on? Erinevad kontseptsioone. On ta nii-öelda keskkonnasõbralik linn, siin erinevad näited. On ta nii-öelda talentide linn, on ta nii-öelda siuke linnad, mis laulavad. On nad nii-öelda sellised tehnoloogilised linnad, arvutipõhised linnad, kus nii-öelda kuskil on mingi suur vend, programmeeritakse asju selle üle, teadlased veel vaidlevad, diskussioonid käivad. Siin on see meede, mida ka Eesti omavalitsused saaksid kasutada, targad linnad, kogukonnad, selle alad, kus me väga tõsiselt tegeleme, siin Tartu Ülikooliga valmistame ühte uuringud ette praegu. Ja ka Rakveres viisime läbi Rakvere sellise kontseptsiooni ja arengu uurisime 13 Euroopa linna, mis on Läänemere ümber, kes ennast targaks linnaks kutsuvad. Vaatasime, millised neid elemendid siis 115 juhtumit nendest ja mida saaks kohendada Rakverele, leidsime, et 24 saaks Rakverele rakendada. Rakvere kesklinna ümbruses Maaülikool viis selle uuringu läbi ja loodame, et see on heaks põhjaks selleks, et seda ka ellu viia tulevikus. Töötame ka sellises algatuses, Euroopa algatus, mille nimi on City Delight, linn, mis meile meeldib ja ka sealt on võimalik erinevad rahastusvõimalusi küsida. Olime eelmine aasta sügisel valitud välja Euroopa 100 parima linnalahenduse hulka ja esindasime ennast Euroopas. Olime ka kutsutud novembris maailmakongressile rääkima Rakvere targast majast ja au nende linnade hulgad olla, kes sinna kutsutud olid. Väga põneva esitluse tegi seal professor Richard Florida, kes on 10 aastat tagasi avanud sellise kontseptsiooni, mis ka järjest rohkem leiab nagu arusaamist, et see maailma arengusuund sinna suunas võiks olla. Ehk kui mõelda ka ise, siis tegelikult maailma on arenenud viimase 10 aasta jooksul rohkem kui viimase 100 aastaga. Ja kõigil meil on taskus nutitelefonid. Aga iPhone tuli turule 2007. 2007, see oli eile, see oli 5 aastat tagasi, 7 aastat tagasi. Ainult selle 7 aasta jooksul on maailm muutunud ja ta väidab, et miks see tark maja ka Rakveres või tark linn Rakveres võiks olla, et maailmas tekib nii loovklass, kreatiivklass, kus nagu inimesed, kes midagi loovad, mingid väärtusi, et väärtusel on enam rahas, vaid inimesed, kes omavad teadmisi ja nad liiguvad nende punktide vahel, kus nagu Euroopas ja maailmas on olemas sellised keskused, olgu ta siis nii-öelda targamaja keskused antud piirkonnas. Nii et ma usun, et läbi targamajaga Rakvere kujuneb selliseks loova klassi tuleviku linnaks. Nii et sellised olid siis meie käigud. Veebruaris käisime koos Vabariigi presidendiga Jaapanis, kus ka Jaapani suurfirmad tunnevad huvi. Praegu on kirjavahetus Mitsubishi Corporationiga, kes siis peaks selle aasta jooksul tulema ka Rakveresse, et uurida koostööd, kuidas me saame teha. Ja oleme ka kaasatud Euroopasse Solar Decathloni korraldamisse ja parimal näidetena välja valitud selle aasta juulikuus Euroopas ja oleme ka kaasatud sinna žüriisse. Et Urmas näitab, et mul on ajast üle, aga Hannes Mets ütles, et ta räägib lühemalt. Kas ma saan selle Solar Decathloni nagu ära näidata? See on selline põnev teema, et tegelikult, aga ma võin ka siin täitsa lõpetada, et see on selline Euroopas toimub selline teadmistepõhise ehituse, liginullenergia, päikeseenergia, selline näidislahendus, kus siis ülikoolid, ma tean, et Jarek Kurinski oli kaasatud, kui ta töötas Soomes Iteröölis, et tippsündmus Euroopas ja kus tegelikult pakuvad ülikoolid, ehitajad ja energiakasutajad välja nagu omi lahendusi. Ma lasen siit pilte lihtsalt eelmise aasta. Ta on nagu sarnane, nagu on Soome elamumees, kes on käinud. Sellised väiksed näidismajad, ülikoolid ja arendajad on selle kokku pannud ja näidatakse parimaid liginullenergia lahendusi, mis Euroopas on olemas ja me oleme targamaja keskusena sinna ka
kaasatud, et ma lasen siin lihtsalt teile pildiks neid klõpsan neid pilte siin nii interjööri kui ka siin on näiteks, see on niisugune tekstiil, mis hakkab öösel helendama, et sa saad kasutada teda öölambina ja nii-öelda mööbel, mida pannakse kokku, saad lauast teha tooli, toolist laua ja sellest omakorda nii-öelda erinevat kombineerida mööblahendus. Huvi on päris palju, nii et sinna peaks tulema kuskil 500 000 kuni miljoni külastaja juures prognoositakse ja meil on au siis Targa majaga olla siis 2014 seal väljas Euroopa parimate näidete hulgas, küll mitte majana, aga oma nii-öelda stendidena ja oma tegevusi seal tutvustada. Siin on erinevad päiksepaneeli lahendused, mis ei pea olema sellised kandilised ja nagu me oleme harjunud, nii et me oleme seal täitsa olemas. Veebang-konverentsidest, mis meil on toimunud veebruarist hooneautomaatika päev märtsis, Diginullienergiast rääkisime samuti märtsikuus, nutidigailist 19. märts ja praegu siis oleme siin ja tulemus on veel 26. juuni Euroopa säästva energia nädala raames Targa energiapäev ja aastakonverents 27-28 november ja mõned teemad veel, et tahame minna Ameerika saatkonda Helsinis vaatama, mis on teinud sellise innovatsioonikeskuse ja Londonis on olemas Siemensi näidismaja ja Solar Decathlonil osaleda ja koostöös ülikoolidega toimivad sellised uurimis- ja arendusprojektid ja jälgib meid kodulehel ja kes tahab, võib ka registreerida infokirja kasutusse. Et selline jutt minu poolt ja annaksin sõna edasi siis järgmistele esimene.